Tere tulemast kõigile, kes te täna vaatate meid selle video vahendusel. Ja ma kutsun teid kaasa mõtlema, kaasa mõtisklema tänase arutelu üle ja täna me oleme taas keskendumas mäejutlusele ja tänane teema meil on siis mäejutluse 6. peatükist ja minuga on koos siin mõtisklemas ja arutlemas meie koguduse noortejuht Martin Vassel, mina olen Silver Kurvis ja nüüd tulles selle teema juurde, siis ole hea ka oma kodus või kus iganes sa oled, ava oma piibel ja loeme esimesed 8 salmi Mattuse evangeeliumi 6. peatükist. Hoiduge aga, et te oma vagasi tegusi ei tee inimeste eest, et nemad teid vaataksid, muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunad puhuda, nii nagu silmakirjatsevad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su almused oleksid varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge aga lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaõhtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teil vaja läheb, enne kui te palvetate. Aamen. Niisiis, nüüd kui me vaatame mäejutluse 5. peatükki, siis see 5. peatükk rääkis sellest, et kui me kutsume Jeesuse Kristuse oma ellu, siis teatud muutused, teatud väärtused meie elus muutuvad. Ja seal Jeesus ütleb, et teie nüüd olete maailma valgus, teie olete maa sool. Ta räägib, et midagi, mida Jumal toob meie eludes esile. Siis me näeme, et 6. peatükk algab sellega, et on midagi, mis võib mõjutada selleks valguseks või soolaks olemist. Siis kui ma küsin sinult, et millele Jeesus viitab Mattuse 6. peatüki alguses, kui ta ütleb, hoiduge aga, et te oma vagasi tegusi ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. Muidu ei ole teil palka oma isad, kes on taevas. Missuguseid mõtteid see sinus nagu tekitab? Jaa, tere ka minu poolt. Tõepoolest siin Jeesus juhib millegile väga olulisele meie tähelepanu. Ja ma usun, et see võtmekoht on siin 2. salmis, kus Jeesus ütleb, et inimesed neid ülistaksid. Et kui me teeme häid tegusid ja ka kui me palvetame, siis kus meie fookus on? Et kas see fookus on isegi mitte teistel inimestel, aga kas see fookus on minul, minu minal, minu egol? Või see fookus on sellel, kelle poole me tegelikult palvetame. Et võikski öelda, et Jeesus küsib siin, et kelle poole sa tegelikult palvetad? Kas sa palvetad Jumala poole
või sa tegelikult palvetad iseenda poole. Isegi niimoodi võiks öelda, et kes see Jumal sinu siis on siin selle, kas see Jumal on see, kelle poole sa justkui palvetad oma sõnadega, või see Jumal oled sa ise. Et kus su süda on? Ja nagu ka siin varasemalt mäejutluses Jeesus tegelikult juhib just seda tähelepanu meie südamele. Kus meie süda on? Kas meie süda on kaasas sellega, mida me teeme? Ja see on oluline nii meie käitumises, meie tegutsemises, kui ka meie palvetamises. Kui me tõepoolest igatseme saada Jumalaga lähedasemaks, kui me tõepoolest igatseme Jumalat kogeda, siis see eeldab seda, et meie fookus on siis Jumala peal ka. Et muidu need ongi lihtsalt tühjad sõnad. Ja Jeesus ütleb siin 6. peatükis, aga kui sina palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Et see on huvitav, et Jeesus käsib minna kuhugile. Ja me võiks seda võtta niimoodi, et Jeesus ütleb, et eraldu, mine kuskile, keera millegile selg ja keskendu sellele, mida sa nüüd tegema hakkad. Keskendu nüüd Jumalale. Kui sa tuled Jumala ette, siis keskendu ka Jumalale. Ja ta ütleb isegi, et lukusta uks, et lõika nagu täielikult läbi, kõik need muud segajad, kõik, mis ei ole hetkel oluline, ja keskendu Jumalale. Ja siis Jumal kuuleb sind ja Jumal tasub sulle. Siis sa oled võimeline üldse vastu võtma seda, mida Jumal tahab sulle tegelikult pakkuda. Väga, väga hea. Aga nüüd, kui me lähme edasi ja loeme seda 9. salmist edasi, siis Jumala sõna ütleb nii. Teie palvetage siis nõnda, meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võõrlastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära meid kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks. Kui teie aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks. Nüüd siin Jeesus annab meile otse kui ühe palve eeskujuks. Nüüd, kui sina mõtled selle peale, siis mismoodi sina seletaksid lahti, kuidas sina saad sellest palvest aru, kas see on üks palvemudel? Kas see ongi nüüd see palve, mis on nüüd ülim palve, kui me nagu ainult seda palume, siis on nagu kõik otse kui täidetud, või on palve midagi enamat? Jaa, ma arvan, et see ei ole mudel, vaid see on eelkõige üks põhimõte, mis Jeesus annab. Palvetamise põhimõte. Ja kui me vaatame siit esimest paari salmi, 9. ja 10. salmi, siis Jeesus ütleb, teie palvetage siis nõnda, meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Jeesus alustab palvet siin Jumala austamisega ja ta ütleb, et sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Ja samamoodi, kui me palvetame Jumala poole, siis meie hoiak võiks olla ka see, et sinu tahtmine sündigu. Meie südame hoiak võiks olla see, sinu tahtmine Jumal sündigu. Mitte minu tahe, ma panen praegu oma tahte täiesti kõrvale. Ja ma olen avatud sellele, mida sina tahad. Ja
ja ta ütleb, sinu riik tulgu. Sinu riik tulgu. Siin eespool me varasemates saadetes rääkisime ka sellest Jumala riigist, mida me oleme kutsutud tooma siis maailma. Nii et tegelikult see on väga võimas, mida, kui me niimoodi palvetame, mida me siin tegelikult ütleme, siin on üks väga võimas sõnum ja see tegelikult toob ühe suure vastutusega meile. Et kui ma palun seda palvet, et Jumal, sinu tahe sündigu, sinu riik tulgu, siis ükskõik, mida ma nüüd teen, siis see eeldab seda, et see on Jumala tahtega kooskõlas. Kui ma palvetan seda palvet, et sinu tahe sündigu, aga ma teen ikkagi edasi oma tahet, siis tegelikult ma pilkan Jumalat sellega. Ja teine asi, mis Jeesus siin ütleb, pühitsetud olgu sinu nimi. No kas Jumal siis Jumal ei ole kogu aeg püha või et ta peaks saama kuidagi pühitsetud veel? Küsimus ei ole selles, Jumal on kogu aeg püha. Jumal on püha, aga küsimus on selles, kas Jumal on pühitsetud ka minu elus. Et pühitsetud olgu sinu nimi minu elus, võiks öelda. Nüüd, kui me vaatame edasi siit järgmist lõiku, siis 11. salm ütleb, meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Et võiks öelda, et see on tegelikult sellest palvest kõige lühem osa, kõige lühem lõik. Et anna meile meie igapäevast leiba. Ja hiljem lõpus me jõuame ka selle juurde, räägime sellest rohkem, et tegelikult Jumal on tõotanud anda meile meie igapäevast leiba. Kui me nõuame esmalt teda, kui me paneme tema esmalt esikohale, siis kõike seda muud me saame peale selle, see on Jumala tõotus. Ja nüüd 12. salmis Jeesus palvetab ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Siin on kaks poolt, me palume ise andeks, me tahame andeks saada, me vajame andeks saada, aga see eeldab seda, et me andestame ka teistele. Ja andestamisega ja andestamatusega on selline huvitav asi, et kui me ei andesta kellegile, siis tegelikult see teeb meile endile kõige rohkem kahju. Võiks öelda, et see on nagu üks selline suur koorem, üks suur seljakott või prügikott isegi võiks öelda, mida me tassime niimoodi õla peal läbi elu kaasa. Ja see tegelikult takistab meil elamast täisväärtuslikku elu. Meie tähelepanu on kogu aeg selle raskusel. Tema tegi mulle niimoodi, kuidas ta ikka sai nii ülekohtune minu vastu olla. Ja kogu see hakkab mõjutama kogu inimese elu. See justkui paneb sellised tumedad prillid inimesele ette. Nii et väga oluline on, et me andestaksime ka ise. Ühest küljest see on eelduseks, et Jumal meile andestaks, et me saaksime Jumala andestuse vastu võtta. Aga teisest küljest on ka see, et meie elu oleks rõõmsam, et me oleksime vabad. Andestamatus ei lase meil olla vabad tegelikult. Andestamatus on tegelikult orjus, mis seob meid. Nii et andesta, ole julge andestama ja kui sa koged, et keegi on sulle nii palju haiget teinud, et sa ei suuda talle andestada, siis palu Jumalat, et Jumal anna mulle jõudu talle andestada. Ma olen ise seda palvet palunud ja ma olen kogenud reaalselt, kuidas Jumal võtab selle koorma, selle prügikoti minu õlalt ära ja ma olen vaba. Nii et ma olen võimeline seda inimest õnnistama ja palvetama temast, et Jumal õnnista teda. Nüüd edasi. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See on ka üks väga oluline asi, et elus on kiusatusi, millega me ei tule ise toime tegelikult. Me ei suuda inimlikult toime tulla nende asjadega. No kas või see sama andestamatus võib ka olla, et kus me vajame Jumalat. Ja sellepärast Jeesus kutsub meid palvetama Jumala poole,
ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Et päästa sina meid ära. Et see, millega meie hakkama ei suuda saada, tule meile appi, tõmba meid välja sellest, kanna meid läbi sellest. Ja nüüd Jeesus lõpetab jälle palve Jumala austamisega, Jumala riigi kuulutamisega. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Nii et see on pigem palvetamise põhimõte kui mudel. Mudelitega on see asi, et mudelid võivad saada meile sellisteks ebajumalateks ja ma ütleks isegi, et mudelitest võib saada okultism. Et justkui mingisugune mantra, mida me korrutame ja siis justkui asjad peaks juhtuma hakkama. Aga asi ei ole selles. Asi on selles, kas meie süda on kaasas sellega, mida me palvetame. Kas me saame aru ka, mida me tegelikult palvetame. Et ma usun, et see on see, millele Jeesus siin eriliselt rõhku tahab panna. Nüüd, kui me vaatame siin eelmine lõik ja see Jeesuse õpetatud palve, see räägib meile sellest, et palve on üks suhtlusvahend Jumalaga. Ja nüüd, kui need printsiibid, mis Jeesus siin toob, ta ütleb, et need võivad olla takistuseks. Nii nagu sa ennem ütlesid, et me ei palveta mitte siis Jumala poole või me palvetame iseenda poole, kuidagi oma ego, oma mina tõsta. Siis siin Jeesus ütleb, et vaja oleks, et see suhtluskanal Jumalaga oleks vaba. Ja kui me loeme nüüd edasi 16. peatükist, siis Jumala sõna ütleb siin nii. Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes, aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Nüüd me võime näha, et siin Jeesus räägib midagi paastumisest. Eelnevalt ta rääkis palvetamisest Jumala poole. Nüüd, mida me peaksime mõistma paastumise all? Mida see paastumine meie elude jaoks annab? Me teame, et ka tavameditsiinis räägitakse siin paastumisest ja see on meie ihule kasulik. Kas Jeesus siin räägib, et see on meie ihule kasulik või ta viitab siin millegile palju olulisemale? Kahtlemata paastumine on ihule ka kasulik ja ma arvan, et kes me paastunud oleme kogenud ka seda, et kuidagi kergem on olla ja enesetunne on ka parem. Aga Jeesus kindlasti ei mõtle nüüd ainult seda. Ja tegelikult ta toob selle sama sõnumiga siia paastumisse, et see on nagu jätk sellele palvetamisele, nendele heade tegude tegemisele, et me teadvustaksime siis, miks me seda teeme, miks me paastume ja kus meie fookus on. Ma usun, et paastumise eesmärk on saada Jumalaga lähedasena. See on see eesmärk, miks me paastume. Ma tooksin siia kõrvale ühe teise kirjakoha, see on Jesaja raamatus, Jesaja 58. See avab natukene võib-olla sügavamalt seda paastumise olemust. Jesaja 58. 6. salmist alates, ma loen siit natukene. Eks ole ja mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikkerihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad,
kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Siis ilmneb su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, issand auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal. Ta teeb tugevaks su luud liikmed ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Ja su omad ehitavad üles muistsed varemed, sa taastad endiste põlvede alusmüürid, sind nimetatakse lõhutud müüride parandajaks, teeradade käidavaks tegijaks. Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda pühapäeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühja sõnu, siis sa tunned rõõmu issandast. Ma siin lõpetaks. Et see kirjakoht, kui me seda loeme, siis see toob paastumises esile hoopis selgema pildi, et paastumine ei ole lihtsalt loobumine, vaid tegelikult paastumine on millegi tegemine. Paastumine on oma tähelepanu keskendamine Jumalale, Jumala palge otsimine. Kui me Vanas Testamendis ka loeme, kuidas, miks inimesed paastusid, siis nad otsisid Jumalat ja jälle seesama lähedus Jumalaga, see lähedasem suhe Jumalaga, et ma oleksin võimeline ära tundma, ära tabama, mida Jumal tahab siin teha. Ja siin ta räägib, et paastumine samamoodi ei ole keskendumine minu enda organismi või füüsise ülesehitamisele, vaid see tegelikult on samamoodi väljapoole suunatud. See paastumine on loobumine iseenese minast, keskendumine teiste teenimisele, keskendumine Jumalale. Ja miks see teenimine oluline on, tegelikult Jeesus ütleb ka, et mida te iganes olete teinud nendele minu vähematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Et teenimine on suunatud inimestele, aga see on suunatud ka Jumalale tegelikult, sest inimene on loodud Jumala näo sarnaseks. Ja paastumine ei tähenda seda tingimata, et ma eraldan ennast kuskile koopasse, eraldan ennast ülejäänud maailmast, vaid Jeesus ütleb, võia oma pea ja mine ja teeni inimesi, mine teeni haigeid, kodutuid, kes vajavad tuge, ole nende kõrval. Et ma usun, et see on üks väga, väga oluline asi, millele tähelepanu pöörata, et paastumine ei ole lihtsalt mitte midagi tegemine. Et tegelikult paastumine just on tegu. Nii et me võime siin võtta lühidalt selle paastumise kokku sellega, et me ei toida oma mina, oma egot, vaid paneme selle kõrvale ja keskendume sellele, mis Jumal ütleb meile teha. Just, et me ei käi kurva näoga ringi ja näita kõigile, et no näed, ma paastun, et mul on nii raske, ma praegu täiega nagu toon Jumalale ohvri, vaid see on tegelikult minu ja Jumala vaheline asi ja see on keskendumine Jumalale. Igatsus, seda peaks motiveerima, igatsus saada Jumalaga lähedasemaks. Et ei ole, tundke mulle kaasa, mina vaene. Kannatan tühja kõhtu ja mis iganes veel sellega kaasana. Ja ma ütleks isegi niimoodi, et paastumine tegelikult kogu kristlase elu on tegelikult paast. Muideks see pühapäev on üks väga eriline sündmus. See on ühe evangelisti, Reinhard Bonke, 80-aastane sünnipäev. Ta suri mõned kuud tagasi, aga seoses selle paastumisega, kui ma mõtlen tema elu peale, siis tegelikult tema elu on olnud üks paast.
see on olnud üks vägev elu, see on olnud üks põnev elu, üks põnevamaid elusid, mida endale igatseda. Aga samas see on olnud ka paast, kui ta räägib, kuidas ta alustas oma missionäri tööd Aafrikas, kuidas ta läks sinna noore mehena peale piiblikooli ja see jutlustaja, kes seal oli, siis ühel hommikul ta tuli tema juurde ja lühikeste shortsidega ja ütles, et mina lähen nüüd lendan minema ja sina jääd siia. Ja siis Ponki ütles, et sa ei saa mulle niimoodi teha. Et ma ei ole mitte keegi, mul ei ole mingisugust kogemusi, kuidas sa saad niimoodi järsku ära minna ette teatamata. Aga see jutlustaja ütles, et nii lihtsalt on, ma lähen ära ja kõik. Ja siis Ponk ütles, et ma istusin autosse, ma sõitsin ja ma ütlesin, et Jumal, et sa näed, et ma ei ole mitte keegi, aga ma olen sinu sulane ja ma annan ennast täielikult sulle üle. Võta ja kasuta mind. Ja ta läks ja ta alustas, need algused olid väikesed, aga ta ütles, et ühel hetkel hakkas Jumala vägi liikuma. Ja inimesed rahva seast, isegi ta ei rääkinud tervenemisest, aga järsku keegi kargas kuskil rahva seast püsti ja hüüdis, et ma olen tervenenud. Natukese aja pärast keegi teine kusagil, ma olen tervenenud. Ja niimoodi see kasvas ja kasvas ja kasvas ja täna me teame, et Reinhard Bonke oma teenistusega on juhtinud Jumala juurde umbes 79 miljonit inimest. Milline võimas teenistus, aga see on tegelikult eeldanud paastumist, pühendumist Jumalale, keskendumist Jumalale, oma mina maha panemist, oma ego maha panemist, alistumist Jumalale. Nii et paast on alistumine Jumalale, see on Jumala tahte otsimine ja teatud mõttes kogu meie kristlase elu on paast. Nii et head kaasteelised, ma kutsun teid üles enam ja enam paastuma ja mitte ainult keskenduma paastumisele toidust, vaid selle Jumala tee ja Jumala juhtimise leidmiseks. Ehk ka meie elude läbi võiks inimesed leida selle armastava ja hooliva Jumala. Aga me lähme selle kirjakohaga siin edasi ja 19. salmist alates ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja roosteneid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega roosteneid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta, sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihulamp, kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Keegi ei saa teenida kaht isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse. Ning teie taevane isa toidab neid, eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühegi küünra juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilliväljad, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud, nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab välja rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa ju teab, et te seda kõike vajate, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust,
siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest, igale päevale piisab oma vaevast. Me näeme, et siin Jeesus juhib tähelepanu, võib öelda nii, finantsidele, riietusele, toidule. Me näeme ju, et me vajame finantse, me vajame toitu, et ühest küljest paastumine on kasulik teatud piirini. Ma mõtlen toidu külje peal. Edasi me vajame toitu. Nüüd ma viskaks välja sellise mõtte, kas siin Jeesus ütleb, et kuule, ei ole vaja enam nüüd toidu pärast muretseda, ei ole vaja enam tööl käimise pärast muretseda. Palu, paastu ja kõik tuleb. Et kuidas sina mõistad seda kirja kohta, et ärge koguge endal aardeid maa peale, vaid koguge taevasse. Kas see tähendab, et meil tuleb ikka tööl käia? Meil tuleb ikka korrapäraselt toituda? Et ole hea, seleta meile neid mõtteid lahti siin. Jaa. Ja nüüd ma veel korraks tuleks selle paastumise juurde tagasi, et ei jääks sellist muljet, et nüüd isegi meie elu on paastav ja nüüd kogu aeg nagu peame loobuma millestki, elama kuidagi kitsikuses. Sest tegelikult selle mõte ei ole see, vaid Jumal on hea Jumal, Jumal on helde Jumal, Jumal tahab meid õnnistada. Ja Jumal ei võta kunagi meilt midagi ära, ei keela meile kunagi midagi, kui ta ei annaks meile midagi paremat asemele. Ja ma usun, et me oleme ise ka oma elus kogenud seda, et selleks, et midagi saavutada, meil on vaja millestki loobuda, meil on vaja investeerida. Kui ma tahan füüsiliselt heas vormis olla, siis mul tuleb trenni teha, mul tuleb pingutada, mul tuleb ennast distsiplineerida. Kui ma ettevõtluses tahan olla edukas, siis mul tuleb investeerida, tuleb oma aega, oma raha, oma ressursse mõneks ajaks kuhugile nagu justkui ära anda, et siis sealt hakkaks tagasi tulema midagi paremat, midagi suuremat, midagi rikkalikumat. Ja see on ka tegelikult Jumala tahe meiega, et me võiksime saada rohkem õnnistatud. Ja nüüd tõepoolest me elame füüsilises maailmas, me vajame raha, me vajame süüa, me vajame raha teenida. Nii et me ei saa loobuda täielikult sellest füüsilisest elust. See on täiesti normaal, et me käime tööl ja teenime endale elatist. Ja tegelikult apostel Paulus siin apostlite tegudes või siis oma kirjades täpsemalt räägib sellest ka, et mõned janditavad, kasutab sellist huvitavat sõna, et ei käi tööl ja on nagu jõude. Et Jumal ei taha, et me janditaksime kuidagi, oleksime jõude, vaid ka oma töö juures, oma töökohustusi korrektselt täites tegelikult me saame olla valguseks, me saame olla eeskujuks, me saame esindada Jumalat. Aga Jeesus juhib meie tähelepanu siin sellele, kus on meie fookus, mis on meie südameigatsus, mis on meie kirg, mis on meie elu suurem eesmärk. Et kas see eesmärk ongi see, et saada rikkaks, saada jõukaks, valmistada oma lastele selline rikkalik materiaalne pärandus või on meil mingisugune sügavam, mingisugune suurem igavikulisem eesmärk. Sest need asjad kõik on kaduvad. Ka need lilled, millest Jeesus siin räägib, kes on kaunimani ehitud kui Saalomon,
kogu oma rikkusest. Jeesus siin piiblis kusagil mujal ütleb, et täna nad on ilusad ja õitsevad, aga homme nad niidetakse maha ja nad visatakse ahju. Neist ei ole enam midagi ära. Et see maine rikkus, see on kõik nii kaduv. Ja Jeesus ütleb, et kui me siia nüüd lõpupoole vaatame, siis aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Et see Jumala riik ja Jumala õigus võiks olla see meie suurem eesmärk, mille poole me pürgime, mida me igatseme, mille järele meil on kirglik igatsus. Kui me seda igatseme, siis Jumal on tõotanud, ta annab kõike muud peale selle. Ta hoolitseb meie vajaduste eest, ta hoolitseb meie lähedaste eest, kõige eest, mida me vajame. Ja ta ütleb, et seda antakse teile pealegi. Nii et kus on meie fookus? Kus on kuhu me oma rõhu asetuse paneme? Kas maisele varandusele, kas maisele edule või igavikulistele väärtustele? Nii siis me võime tänase sellise peatüki nagu kokkuvõtte öelda, et Jeesus räägib siin mina elu 3 põhilisest viisist. Suhe kaasinimestega, suhe Jumalaga. Nüüd, et kui suhe kaasinimestega, siis me võime öelda siin all see armastus teiste vastu, hoolimine teistest. Suhe Jumalaga me võime võtta siis kokku, et see on see palve, see suhtluskanal, millega me suhtleme Jumalaga. Ja ka 3. suhtlus on paastumine ühest küljest suhe iseenesega. Et ma distsiplineerin ennast ühes või teises punktis ja tõstan Jumala, et tema oma elus tähtsamaks. Just. Nii et läbi nende mäejutluste me võime siis näha neid asju, et üks on see, mis kaasneb Jumala lapseks olemisega, mis kuulub meile, mis on hea, oluline ja väärtuslik, kui Jeesus ütleb, et teie olete maailma valgus ja teie olete maailma sool ja siis need õndsaks kiitmised ja siis see tänane teema, see 6. peatükk, siis ütleb, et on mingi asi, mis võib selle kõige hea ja täiusliku takistuseks saada. Ja see on see minakeskne elu. Just. Ise enese tahte järgi elamine. Nii et täna me lõpetame siin nende mõtetega. Järgmisel korral me läheme mäejutlusega edasi. Ma tänan sind, Martin, et sa täna jagasid oma mõtteid, kuidas sina näed, kuidas sina saad aru nendest printsiipidest, nendest põhimõtetest, kuidas sina oled neid ka oma ellu rakendanud ja kuidas need toimivad sinu elus. Nii et sellega me täna hakkame lõpetama. Ma palun veel lõpuks, Martin, et sa palvetaksid meiega, et me tõesti võiksime olla need, kes elame sellisel viisil, et see, mis see peatükk räägib, see parim osa võiks saada meie iga üksiku elu osaks ja reaalsuseks. Et see ei oleks lihtsalt, et me loeme siin piiblis, et Jeesus on nii ütleb, aga see oli mitu tuhat aastat tagasi, aga kas see täna ka minu elus nii võib olla, vaid et
see võiks saada nagu reaalsus, mida me elame, milles me osa saame ja mida me võime ka kuulutada. See on tõsi, see toimib, see toimis siis ja see toimib tänasel päeval. Just, absoluutselt. Et ole hea, palveta koos meiega ja hea vaataja, sa võid palvetada koos meiega. Kui sa veel ei tunne Jumalat, siis ma julgustan sind võtma kontakti selle hea Jumalaga, kes tegelikult tahab sind õnnistada ja mitte ainult siin maapealses elus, vaid tegelikult läbi igaviku. Ja kui sa tunned Jumalat, aga kui sa täna kogesid, et on midagi, mida sa tahad Jumalaga korda panna, siis palvetame ja ma usun, et Jumal kõnetab sind. Isa taevas, me täname sind selle tänase sõnumi eest, me täname sind, et sa oled puudutanud vaatajaid, et sa oled puudutanud meie südameid, et sa oled ilmutanud meile oma printsiipe ja me täname, et sa oled hea Jumal, et sa tahad õnnistada igat ühte, igat inimest ja me palume sinu kätte kõik vaatajad ja me palume ilmuta meile oma armastust, oma tahet, oma plaani meie igaühega ja ma palun aita meil tõesti saada kirglikumaks. Ma palun sütita meid igat ühte, igatsema rohkem sind, veetma rohkem aega sinuga, otsima sinu tahet, otsima seda sinu parimat, seda lähedast osadust sinuga. Issand, me täname sind, et sa oled hea isa, sa oled armastav isa. Ükskõik millised kogemused meil oma maapealsete vanematega on, siis sina oled armastav isa ja sina ei hülga ega ei reeda kedagi. Isa, ma õnnistan igat vaatajat sinu nimel ja ma tänan sind, et sinu parim võib tulla nende kõigi eludes esile. Ma palun, anna neile julgust haarata kinni sinu käest ja öelda jah sinule, alistuda täielikult sinule, panna täielikult maha oma mina, et sinu parim võiks saada reaalsuseks nende eludes. Jeesuse nimel. Amen. Nii, selline sai siis meie tänane saade. Kui sinul on küsimusi, palvesoove, siis sa võid meiega ühendust võtta läbi meie kodulehe www.maranata.ee ja loomulikult oleme ka tänulikud iga elde annetaja ja toetaja eest, et ka need ülekanded saaks toimuda. Et Jumal rohkelt õnnistagu teid ja hoidku teid. Aamen.